Midagi rebib Iraani seestpoolt lõhki. Ja see pole ainult sõda, mida kaartidel näidatakse. Sel reedel, 17. aprillil aastal 2026 näeme kriisi süvenemist, mis ühendab endas rünnakuid energiavarudele, gaasipuudust, elektrikatkestusi, majanduslikku survet, veepuudust ja hirmu tänavatel. Selle kõige keskmes on Iraani režiim, millele avaldavad samal ajal survet nii Iisrael, Ameerika Ühendriigid kui ka sisemised pinged, mis ilmnevad eriti tugevalt just riigi sees. Energiakeskustes, Teheranis, jälgimise all olevatel tänavatel ja Hormusi väinas, mis on muutunud nii survevahendiks kui ka ohuks Iraanile endale. Kuidas? See märtsis toimunud rünnakud South Parsi ja Azaluie gaasi infrastruktuurile, millele järgnes majanduslik blokaad ja naftakeemia ekspordi peatamine siseturu kaitsmiseks. Miks? Sest Iraani süsteem sõltub liigselt vähestest kriitilistest punktidest ja kui need punktid ebaõnnestuvad, kannatab kogu struktuur. See on oluline, sest Iraan ei kasuta gaasi ainult müügiks, vaid vajab seda ka elamiseks. Üle 90% toodangust tarbitakse riigisiseselt ja umbes 85% elektrist tuleb gaasi elektrijaamadest. Kui South Pars ja Azaluie piirkond sai tabamuse, tuli haavatavus šokeerivalt ilmsiks. See, mis näis olevat energeetiline tugevus, muutus avalikuks haavatavuseks. Režiim püüdis reageerida, suunates gaasi kodumaisele tarbimisele ja katkestades välisvood, kuid tulemuseks oli elektrikatkestuste ja energiajulgeoleku halvenemine. Teisi sõnu, Iraani masina süda jätkas löömist, kuid enam mitte sama jõuga. See aitab selgitada, miks rünnak vähestele punktidele mõjutas korraga nii paljusid inimesi nii tugevalt. Kuid asi pole ainult energias. On veel üks oluline punkt, plahvatusohtlik ja see tuleb maa alt, vesi. Iraan sisenes sellesse sõtta juba ühe oma lähiajaloo tõsiseima veekriisiga. Reuters näitas, et Teheran seisis silmitsi tõsise põuaga. Veehoidad olid tühjenemas, tammid kriitilisel tasemel ja isegi arutati vee normeerimist. World Resources Institute tuletab meelde, et äärmuslik veestress tähendab olukorda, kus piirkond kasutab üle 80% saadaolevast taastuvast veevarust ning just selline olukord valitseb Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. Kuidas see Iraani puhul mõjub? Sest vesi, toit, energia ja sotsiaalne rahu käivad käsi käes. Kui üks neist puudub, kannatavad ka teised. Ja kui rahvas näeb, et kraanid kuivavad, elekter kaob ja hinnad tõusevad, hakkab režiimi autoriteet kõikuma. Just siis tekibki Teherani tõeline hirm. Pärast jaanuarikuu proteste oli vastus karm. Reuters teatas vahistamistest, hukkamistest ja tugevast julgeolekujõudude kohalolust, et takistada uut rahutustelaine. See näitab, keda valitsus praegu tegelikult kardab. Mitte ainult välisvaenlasi, vaid ka omaenda elanikkonda, kes on väsinud inflatsioonist, kärbetest, nappusest ja sõjast. Kus seda näha on? Teheranis ja teistes linnades, kus tänavaid valvatakse, on kontrollpunktid ja õhkkond on rõhuv. Kuidas võim püüab ellu jääda? Jõu ja hirmutamisega. Miks? Sest nad teavad, et juba haavatud majandus võib täielikult kokku kukkuda, kui sõda vaibub. Ja see võib-olla ongi kõige õrnem punkt. Režiim püüab näidata kontrolli, kuid selle taga paistab tegelikult hirm kontrolli kaotamise ees. Sel nädalal on surve veelgi kasvanud. Reutersi andmetel võib Ameerika Ühendriikide 13. aprillil algatatud blokaad sundida Iraani tootmist vähendama nädalate või kuude jooksul, kui eksport püsib endiselt blokeerituna. See on karm olukord. Kui Iraan ei suuda naftat eksportida, peab ta seda ladustama. Kui ladustamisruum saab otsa, väheneb tootmine. Samal ajal peatas Teheran naftakeemiatoodete ekspordi, et eelistada siseturgu pärast kahjustusi sellistes keskustes nagu Azaluie ja Machar. Kes selle kinni maksab? Iraani majandus, mis oli juba varem kurnatud, peab nüüd valima välisvaluuta teenimise ja sisemise ellujäämise vahel. Kuidas see tasakaal saavutatakse? Väga hästi ei saavutata. Ja seetõttu ei ole tänane kurnatuse tunne propaganda. See on reaalne, nähtav ja kasvav kitsikus. Seetõttu ei lõhesta rahvast mitte üks ainus rakett, üks ainus embargo ega ühe ametniku sõnavõtt. See on jõhker kooslus energiasõltuvusest, veekriisist, repressioonidest, isolatsioonist ja sõjast. Kes püüab müüa täieliku kontrolli kuvandit, varjab olulist. Režiim suudab endiselt rünnata, ähvardada ja vastu pidada, aga režiim on haavatavam kui paistab.
Kui energia, vee, majanduse ja sisekorra tugisambad nõrgenevad samaaegselt, ei ole vapustus enam üksikjuhtum, vaid muutub struktuurseks. Ja täna elab Iraan täpselt seda läbi. Sisemine murdumine, mis on üha nähtavam, üha raskem ja üha raskem varjata.